Hei, mina olen Mihkel Maarjus, Tiihüppest. Mul on tohutult hea meel, et te kõik olete ühel või teisel moel jõudnud Tiihüppe õpilaste avakoolitusele. Mõni teist kindlasti mõtleb, et miks me oleme siin täna ja mis veider asi see Tiihüppe üldse on. Lihtne vastus. Te käite koolis päris murrangulisel hetkel. See oli vaid mõned aastad tagasi, kui mina istusin koolipingis nagu praegu teie. Enamik asju pole tõenäoliselt absoluutselt selle ajaga muutunud. Aga üks asi on. See on üllatus, tehisaru. Sest tahame või mitte, aga tehisaru on päris korralikult raputanud koolielu. Teie tegite küll paljud esimese hüppe ära, sest pea kõik te kasutate tehisaru. Aga ühiskond ja õpetajad ei olnud selleks päris valmis. Ja lõppude lõpuks ei pea me lihtsalt tehisaru kasutama, vaid aru saama, kuidas seda targalt kasutada. Ja sellepärast ma arvangi, et need mõtted ja oskused, mida teile siin täna koolitusel esitleme, aitavad teil nii täna koolis, kui ka loodetavasti aastate pärast kogu selles tehnoloogia möllus paremini orienteeruda. Nii et mul on tänase osas 3 lootust. Esiteks, et te saaksite pisut paremini aru, mis see tehisaru üldse on. See võiks aidata teil paremini hinnata, mida tehisarult oodata ja mida mitte. Ning avastada, kuidas tehisaru tööriistu enda kasuks tööle panna, et see oleks vastupidi. Teiseks, et te tajuksite paremini tehisaruga kaasnevaid võimalusi, aga ka probleeme, sest võimalusi on tohutult palju. Probleeme ehk isegi natukene rohkem. Ma olen veendunud, et nendest arusaamine aitab teil sellest segasest maailmast natuke paremini sotti saada. Ja kolmandaks, et te hindaksite üle kõige iseenda mõtteid ja mõtlemist. Teie aju on kõige lahedam tööriist, mis teile antud on. Ja see on just praegusel ajal eriti tähtis. Ja tegelikult näitame teile Tiihüppe õpirakendust ka, mis jõuab üsna pea igaühe teie taskutesse. Aga sellest natukene hiljem. Terve koolitus on jaotatud 3 ossa, mille oleme loonud teile koos videoõpsi ja tagasikooliga. Me teeme ka väikesed mõtte sirutuspause, nii et eriti hea oleks, kui haarad kohe endale paberi ja pastakaga kõrvale. Aga enne, kui me päriselt alustame, palun teid tervitama ühe erilise külalise. Eesti Vabariigi president Alar Karis, palun. Head õpilased, mõnikord juhtub, et olen tehisaru peale pahane või loen kellegi teise kommentaari, et masin tegi midagi valesti. Kui asja lähemalt uurida, selgub tihti, et viga polnud mitte tehisarus endas, vaid selles, kuidas me seda kasutasime. Kas proovisime seda rakendada vales kohas või ei osanud piisavalt hästi küsida. See on loomulik. Me kõik alles õpime selle uue tehnoloogiaga ringi käima. Kuidas küsida õigeid küsimusi, hinnata vastuse usaldusväärsust ja mõista, milleks üks tööriist sobib ja milleks mitte. Tehisaru versioon, mis nüüdsest koolides kättesaadavaks saab, on natuke teistsugune, kui te ehk seni kasutanud olete. See ei anna pelgalt vastuseid, vaid oskab ka ise küsida. Ja just see teebki ta õppimise jaoks eriliseks, sest õppimine ongi küsimine, arutlemine ja mõtlemine, mitte vastuste teadmine. Täna tutvustavad teile seda uut võimalust Eesti parimad spetsialistid, inimesed, kes tunnevad päris aru ja teavad, kuidas seda targemaks treenida. Te kuulete nõuandeid ja näpunäiteid, kuidas seda tööriista kasutada nii, et see toetaks teie enda mõtlemist, mitte ei mõtleks teie eest. Oluline on ka teadmine, et ei pea tingimata tehisaru kasutama. Vanad head õppimise viisid on endiselt väga head, sageli lausa parimad. Kuid tehnoloogial on omad tugevused, mida saame ära kasutada. Neid teades ja tundes ka ise ennast on võimalik oma tuleviku jaoks teha parimad valikud. Soovin teile tarkust ja teadlikke valikuid. Head õppimist! Aitäh nende heade mõtete eest. Räägin teile nüüd natukene Tiihüppe õpilaste programmist. Meie peamine eesmärk on teid toetada selles, kuidas õppida tehisaru ajastul. Selleks ka see avakoolitus. Meie eesmärk ei ole, et te kõik kasutaksite tehisaru koolis võimalikult palju, vaid üheskoos teie ja õpetajatega leida need viisid,
kuidas tehisaru saaks teile päriselt õppimiseks toeks olla. Ja võib-olla anda teile ka pisut hoogu juurde. Praegu olemegi katsetanud erinevaid loenguid, häkatone ja töötubasid, et aru saada, kuidas olla teile õpilastele võimalikult kasulikud. Järjest enam teeme koostööd ka teile tuttavate noorteorganisatsioonidega. Vaatame, mis neil öelda on. Eesti Väitlusselts on tegutsenud üle 30 aasta selle nimel, et Eesti ühiskonnas väärtustatakse argumenteerimist. Me usume, et ühiskonnas peaks võitma tugevam argument, mitte lihtsalt valjem hääl. Esiteks, loome noortele võimalusi tegeleda väitlusega nii huvitegevusena kui võistlustiku vormina, väitlusklubid ja võistlused, kus saab oma argumenteerimisoskuseid proovile panna. Teiseks, koolitame õpetajaid ja õpilasi, et kõik õpilased saaksid koolisüsteemist kaasa võtta oskuse mõelda kriitiliselt, analüüsida infot ja suhelda argumenteeritult. Kolmandaks, panustame Eesti avalikku meediasse ja ühiskonnaruumi, et Eesti avalik arutelu oleks mõtestatum, tõenduspõhisem ja sisukam. Ning neljandaks, koolitame ka täiskasvanuid, et meeskondades ja tööelus suheldes rahulikult ja argumenteeritult oleks võimalik jõuda ka keerulistes olukordades parima lahenduseni. Tiihüppega teeme koostööd, sest digiajastu toob kaasa uued probleemid. Info liigub kiiremini kui kunagi varem ning seda on rohkem, kui me hoomata suudame. Vahel on väga keeruline otsustada, mida ja miks uskuda. Kõik see ei ole alati usaldusväärne. Meediapädevus ja kriitiline mõtlemine on muutunud oskusteks, mis otseselt mõjutavad meie ühiskonna ja demokraatia tervist. Tiihüppe raames tahamegi koolitada just sind, et sa oskaksid infot tarbides küsida miks, olla kriitiline ja näha seoseid. Meie ühine eesmärk on kasvatada põlvkonda, kes digiajastul oskab teha tarke ja julgeid otsuseid, oskab arutleda ning langetada läbimõeldud otsuseid. Sest tulevikku kujundame mina ja sina. Ning selles tulevikus on argumenteerimine ja kriitiline mõtlemine tähtsam kui kunagi varem. Tere, mina olen Eesti Õpilasnõuste Liidu esimees Karl-Erik Kirss. Meie organisatsioon tegutseb juba aastast 1998, ühendades koolide õpilasesinduse üle terve Eesti, selleks, et esindada noorte huve riiklikul tasandil. Just meie oleme need, kes aitavad tagada, et õpilaste häälega arvestataks hariduspoliitika kujundamisel. Mul on suur rõõm teatada, et sel aastal teeme koostööd Tiihüppega, et tuua õpilasteni koolitusprogramm, mille eesmärgiks on arendada teie tiipädevusi ning anda teile oskused kasutada seda ära koolidemokraatia arendamiseks koolides. Loome koos ühist meediasisu, levitame sõnumeid koolides ning viime läbi koosloome töötubasid, kõike selleks, et anda praktilised tööriistad õpilastele tehisintellekti kasutamiseks. Hoia meie tegemistel silm peal, sellepärast et varsti saad juba sina kujundada, kuidas kasutatakse tehisintellekti ära klassiruumis. Tšau, mina olen Petrik ja Eesti Noorteühenduste Liidus seisame selle eest, et sinu hääl jõuaks otsustajateni. Meie võrgustikus on üle 60 noorteühenduse ja umbes 23 000 noort. Oma tegevustega kujundame noortepoliitikat ja kujundame keskkonda, kus iga noor saab päriselt kaasa rääkida. Tiihüpe toob kaasa endaga muutusi koolis kui ka väljaspool kooli, kuid nende muutuste elluviimisel ei tohi me noori ise kõrvale jätta. Just sellepärast me oleme ka Tiihüppele partneriks tulnud, et just sina ja sinu sõbrad saaksid olla selle muutust juhid ja mitte lihtsalt kõrvaltvaatajad. Kui sa soovid luua tulevikku, kus tehisaru teenib sinu ja teiste noorte huve, siis oled just sina õige inimene, keda me otsime. Liitu tehisaru noorte nõukoguga ja räägi kaasa. Tiihüpe vajab sind. Nii, okei, aga lähme asja juurde. Et saaksime näiteks chatti või teisi tehisaru tööriistu targalt ära kasutada, peame natuke paremini mõistma, mis see tehnoloogia tegelikult endast kujutab. Nii et kust see tehisaru tuli? Mis ta on? Mis ta ei ole? Ning miks meid üldse peaks see huvitama? Kristo, palun. Tehisaru areneb nii kiiresti. See on nii palju targem kui mina. Varsti ei ole enam inimesi vaja. Ma jään sellest rongist maha. Ja me oleme kõik varsti tehisaru orjad. Oota, stopp. Hinga. Vaatame, kuidas selle asjaga tegelikult on. Tere, mina olen Kristo ja paljud ilmselt tunnevad mind YouTube'ist kui seda tüüpi, kes ajaloovideoid teeb. No okei, rahunege maha nüüd. Seekord räägin ma tehisarust, aga alustuseks ikkagi natuke ajaloost. Kui ma küsin, mis aastal tehisaru välja mõeldi, siis mis sa pakud? Võib-olla sa mõtled, et ChatGPT on nüüd paar aastat olnud, võib-olla tegeleti sellega juba paar aastat enne, kui see välja tuli, 2020. Aga kui ma ütlen sulle, et tehisaruga toimetati juba eelmise sajandi keskel. Näiteks 1958. aastal lõi Ameerika teadlane Frank Rosenblatt sellise seadme nagu Perceptron.
See pidi olema nagu elektrooniline aju, mis õpib ise ja võib tulevikus kõndida, rääkida ja olla teadlik oma olemasolust. Ajakirjanduses kirjutati, et varsti on arvutid inimajuga võrdsed ja oskavad kõndida ja rääkida. No, mis te arvate, mis juhtus? Selgus, et see suudab ainult umbes kujundeid eristama õppida. Keerulisemate probleemidega jäi see hätta. Inimesed pettusid, tehisaru arendamine pandi pausile. 1980. aastatel püüti luua ekspertsüsteeme ehk paneme kõik ühe valdkonna parimad teadmised arvutisse, loome tehislikud eksperdid, kes oleksid targemad kui inimesed. Näiteks sisestati infot igasugu haiguste ja ravimite kohta ning loodi masinad, mis pidid siis oskama diagnoosida ja ravimeid välja kirjutada. Ja siis pole ju enam arste vajagi. Aga kas sul on tunne, et arstid on kuhugi kadunud? Nii et tehisaru ei ole miski, mis eile ei kusagilt välja ilmus, vaid seda on arendatud varsti juba 100 aastat. Ja see areng on käinud lainetena. Alguses suur entusiasm, et kohe ongi meil masinad, mis mõtlevad nagu inimesed. Ja siis tuleb pettumus, niinimetatud tehisaru talv. Et tegelikult see tehnoloogia ei suuda pooli asju. Ei ole mõtet selle arendamisse raha panna. Ja siis jälle entusiasm ja jälle pettumus. Niisiis, kui sa kardad, et meid inimesi pole enam vaja, siis ära muretse. Me oleme juba siin olnud. Tõenäoliselt oleme ühe sellise vaimustuse laine tipul. Aga iga laine on lükanud arengut tagant ning andnud meile järjest uusi ja paremaid tööriistu. Ning iga lainega saame paremini aru, mida inimene suudab ja masin veel ei suuda. Ajalugu teada on alati tore, aga mis see tehisaru siis ikkagi on? Ma annan sulle 3 varianti. Sina ütle, milline neist käib tehisaru alla. A. Isesõitva auto tarkvara, B. YouTube'i soovitusalgoritm või C. ChatGPT juturobot. Õige vastus on need kõik. Ei, tehisaru ei võrdu ChatGPT. See on lihtsalt ühe tehisaru liigi üks mudel. See on juturobot, mis põhineb GPT keelemudelil. Olemas on meil näiteks sellised mudelid nagu Claude või Gemini. Suur keelemudel on teatud tüüpi tehisaru, mida on treenitud tohutu hulga tekstide põhjal, et mõista ja luua inimkeelset juttu. Aga tehisaru kasutatakse väga paljudes erinevates eluvaldkondades ja need ei pruugi üldse olla seotud vestluste pidamisega. Näiteks kui sa oled YouTube'is ja YouTube pakub sulle püüdlikult seal kõrval, et võib-olla sa tahaksid vaadata ka seda videot kokku-lahku kirjutamisest. Kuidas ta nii hästi teab, et mul on homme eesti keele kontrolltöö ja ma just seda praegu vaadata tahan? Selle taga on YouTube'i soovitusalgoritm, mis on samuti tehisaru. Või võtame isesõitva auto. Rattad ja mootor on seal ikka nagu tavalisel autol, aga seda juhib tarkvara, mis võtab kaamera pildi ja tuvastab, et ma olen siin parempoolses reas, minust sõidavad mööda teised autod, praegu ohtu ei ole. See tarkvara on samamoodi tehisaru. Niisiis, tehisaru ei ole ainult juturobot, vaid sellel on palju erinevaid tüüpe ja rakendusi. Tehisaru tundub nii võimas, see teab kõige kohta kõike, see on interneti läbi lugenud, see oskab kõigile küsimustele vastata. Aga siis sa küsid sellelt, et kui Maril on 3 venda ja 1 õde, siis mitu õde on Mari vennal ja see vastab 1. Kuidas see nii lihtsa asjaga eksib? Sest tehisaru ei mõtle. Kui sa kujutad ette, et seal taga on mingi mõtlev olend, miljardid närviühendused, superaju, siis ei, see ei mõtle, see ei tea. See arvutab ja ennustab, milline vastus on kõige tõenäolisem või kõige tüüpilisem. Sina küsid, kui palju on 2 + 2? Tehisaru vaatab, nii, mida inimesed tavaliselt vastavad. 99% juhtudel vastati 4, nii et see peab õige olema. Aga tehisaru eksib, mõtleb asju välja, on kallutatud, annab keskmisi või keskpäraseid vastuseid ning poeb sulle. Kõik need probleemid tulenevad sellest, kuidas tehisaru töötab. See lihtsalt arvutab tõenäosusi ja ennustab selle põhjal. Seepärast vaatame tehisarule natuke kapoti alla. Kõigepealt tehisaru õpetamist nimetatakse treenimiseks või masinõppeks. Selleks antakse sellele hästi palju andmeid. Aga mida see nende andmetega teeb? Kui ma tahaksin kogu selle jutu ära rääkida, siis kuluks mitu tundi ja hästi palju selliseid graafikuid. Aga praegu räägime hästi palju lihtsustatumalt. Ja kui väga lihtsalt öelda, siis tehisaru lihtsalt arvutab ja proovib leida keskmisi. See on tegelikult matemaatika. Ära kujuta ette aju, pigem kujuta ette Y võrdub X. Nii, selline asi on matast tuttav. Jah, mata. Pea vastu, ma räägin lühidalt. Meil on 2 telge. Siin on näiteks inimese jalanumber, siin on inimese pikkus. Ja me oleme mõõtnud 100 inimesi. Meil on hästi palju andmepunkte. No enamasti on nii, et mida pikem inimene, seda suurem jalanumber.
Matemaatikas saaksime selle seaduspära kokku võtta sellise joonega. See joon ennustab, et kui meil on inimene jalanumbriga 40, siis ta on keskmiselt 165 sentimeetri pikkune. Kui on 45, siis 187 sentimeetri pikkune. Aga kõik inimesed ei ole selle joone peal. Mõni on suure jalaga aga lühike, mõni väikese jalaga kuid pikk. Oletame, et tahame väga lihtsale tehisarule õpetada, kuidas inimese pikkuse järgi jalanumbrit ennustada. Kuidas see käiks? See tõmbaks kõigepealt suvalise joone, vaataks, kui hästi see ennustab. No ei ennusta eriti. Kohandab natuke, tõmbab järgmise joone, veidi parem. Järgmise, veel parem. Lihtsalt tuima järjekindlusega, kuni jõuab sellise jooneni, mis kõige paremini ennustab. Niimoodi ta leiab funktsiooni. Seda saab matemaatilise valemiga kirja panna. Nüüd on tehisaru treenitud. Sina saad küsida, et kui inimese jalanumber on 42, siis kui pikk ta on. Ja see vastab selle joone järgi, ehk mis on kõige keskmisem, kõige tavalisem vastus. Tänapäevane tehisaru on muidugi ülipalju keerukam. Seal ei ole 2 muutujat, vaid tuhandeid, miljoneid, isegi miljardeid muutujaid. Seda ei saa ühelgi graafikul näidata. Aga põhiidee on sama. Tehisarul on hulk andmepunkte ja see proovib leida matemaatilise valemi, mis annab kõige tõenäolisema vastuse. Puhas mata. See ei ole nagu inimene, see on nagu kalkulaator. Samas matemaatiliselt kõige tõenäolisem vastus ei pruugi olla õige. Näiteks võtame jälle selle 2+2. Kujutame ette, et mingid tüübid teevad nalja ja tekitavad netti tuhandeid või miljoneid postitusi, kus on kirjas, et 2+2 võrdub 5. See on nüüd treeningandmetes kõige sagedam vastus ja seepärast tehisaru vastabki 5. Niisiis, meil on probleem number 1. Tehisaru ei anna õigeid, vaid ainult kõige tõenäolisemaid vastuseid. See tähendab, et fakti küsimustes peab seda alati kontrollima. Aga meil on ka probleem number 2. Tuleme tagasi selle joonise juurde. Kuidas neile tüüpidele siin see tehisaru tüüpiline vastus sobib? Mis sa arvad? Ega vist ei sobigi. No, oletame, et sama loogikaga hakatakse inimestele riideid valmistama. Tegelikult seda tehaksegi. Lähed riidepoodi, seal on ainult suurused XS, S, M, L, XL, XXL, rohkem tavaliselt ei olegi. Kas inimesi on ainult 6 suurust? Ei ole ju. Mõni on muidu lühike, aga käed väga pikad. Mõni on kõhn, mõnel on kõht ees, mõnel on laiad õlad. Kui on keskmisele inimesele tehtud riided, siis need ei istu kellelegi ideaalselt. Tehisaruga on samamoodi. Kui lased sellele essee kirjutada, siis see pole mingi ülikõrgetasemeline mõttekäik, vaid see kirjutab kõikide esseede keskmise. See on keskpärane, isegi igav. Mida me teha saame? Kui sul on vaja erilist, uuenduslikku, täpselt millegi jaoks sobivat, siis sa pead ise mõtlema. Probleeme on meil veel. Probleem number 3, hallutsineerimine. See on see, kui tehisaru ajab täielikku jama, mõtleb välja midagi, mida pole olemas. Näiteks mõtled, et lasen tehisarul referaadi kirjutada. Oled kaval, ütled, et pane viited lõppu ka. Teeb pika teksti ilusti valmis, vaatad viiteid, kõik tundub õige, ainult et selliseid teoseid ei ole olemas. See tootis lihtsalt midagi, mis näeb välja nagu päris raamatu viide, aga see ei ole päris. Hallutsineerimine tuleb jälle sellest, kuidas tehisaru töötab. See ei tea ja ei kipu ka tunnistama, et ei tea. See on umbes nagu õpilane, kes teeb kontrolltööd, tuleb küsimus, milleks ta pole õppinud ja siis selle asemel jätta lahter tühjaks. Ta lihtsalt pakub midagi, mis võiks olla õige, hämab midagi. Mida me siin teha saame? Mõtleme oma peaga ja kontrollime vastuseid. Probleem number 4, kallutatus. Näiteks lased tehisarul teha pildi insenerist. See joonistab mehe. Miks? Sest treeningandmetes on sagedamini insenerid mehed kui naised. Tehisaru lihtsalt peegeldab seda, mis meil ühiskonnas toimub. Aga kui iga kord, kui uudistes on juttu inseneridest, illustreeriksid seda AI genereeritud pildid mees inseneridest, siis mis sa arvad, kas see julgustaks naisi inseneriks õppima? Mida me siin teha saame? Arvestame selle kallutatusega ja püüame seda mitte taastoota. Ja viimaks probleem number 5, pugemine. Kui sa inimesega suhtled, siis ta ikka vaidleb sulle vahel vastu ka. Tehisaru ütleb enamasti, väga hea mõte. Sest mudelid on ära õppinud, et inimestele meeldivad vastused, mis nendega nõustuvad, isegi kui need pole täiesti tõesed. Aga kui sa lased endale ainult meeldivaid asju öelda, siis sa eladki ainult oma mullis. Sa kaotad täielikult kontakti reaalsusega. Mida me siin teha saame? Arvestame sellega, suhtleme ka päris inimestega ja palume tehisarul mõnikord endale vastu vaielda. Nii et tehisaru eksib, annab keskmisi vastuseid, hallutsineerib, on kallutatud ja poeb meile. Niimoodi võttes kõlab täiesti õudne ja kasutu asi. Nii hull see muidugi ei ole. Peame lihtsalt olema neist probleemidest teadlikud ja siis on tehisarust meile rohkem kasu. Mis keelt tehisaru räägib?
No sa tõenäoliselt tead, et sellega saab rääkida nii eesti, inglise kui ka ilmselt veel 100 või 1000 erinevas keeles. Aga see ei oska kõiki keeli sama hästi. Vabandage, kas te räägite eesti keelt? Eesti keelt ei, kahjuks ei räägi. Tehisaru oskab midagi seda paremini, mida rohkem on sellel treeningandmeid. Inglise keeles on internetis lihtsalt rohkem tekste kui eesti keeles ja seepärast saad inglise keeles suheldes praegu paremaid vastuseid. Miks on see oluline? Me ju armastame eesti keelt ja tahame, et seda ka tulevikus kõneldaks. Aga keelte saatus on seotud tehnoloogia arenguga. Näiteks, kui tekkisid raamatud, siis liikus suurem osa informatsioonist raamatutesse. Kui tekkis internet, siis liikus väga suur osa informatsioonist internetti. Ja praegu on meil selline tehnoloogiline murrang, kus info hakkab liikuma läbi keelemudelite. Näiteks, kui tahad kursis olla, mis maailmas toimub, siis selle asemel, et lugeda ajalehte või isegi sotsiaalmeediat kerida, võib tehisaru jutustada sulle ümber kõik sinu jaoks olulisemad uudised USA ja Hiina vastasseisus kuni selleni, mida su sõber eile tegi. Ja kuna praegu on see murrang, kus tehisaru areneb tohutult kiiresti, siis püüamegi Eestis teha tehisaru hüpet, et me püsiksime arenguga kaasas. Muuhulgas selleks, et meie keel jääks püsima. Kujuta ette, et eesti keel on äpp sinu telefonis. Saad uue ja vingema telefoni. Tahaksid küll eesti keele äppi edasi kasutada, aga uus seade ütleb, et kurb küll, aga nii vana äppi enam ei toetata ja peadki sellest loobuma. Sellist olukorda ei tohi tekkida. Eesti keel peab olema nii-öelda igal platvormil ja iga tehnoloogiaga kasutatav. Hetkel on meil sellega seoses mõned väljakutsed. Näiteks, tehisaru teeb eesti keeles vigu ja hallutsineerib sõnu. See räägib häälrežiimis veidi ebaloomuliku kõlaga. Isegi kui see eesti keelt oskab, siis see ei tunne väga hästi meie kultuuri ja väljendeid. Näiteks veel hiljuti oli nii, et kui küsisid, mis on korgijook, siis selle asemel, et öelda uimasti, vastas see, et korgijook on korgiga jook. Väiksemates keeltes annab see üldiselt kehvemaid vastuseid. See oleks justkui mõnes keeles targem kui teises keeles. Mis on kõigi nende väljakutsete põhjuseks? See, et eesti keele kohta on tehisarul olnud vähem treeningandmeid. See on nagu tehisaru oleks inglise keelt õppinud 1 miljard tundi, aga eesti keelt ainult 1 miljon tundi. No loogiline, et ei oska sama hästi. Aga kui tehisaru ei oska eesti keelt nii hästi, kipuvad inimesed kasutama inglise keelt. Mis siis teha? Lahendus on lihtne. Tehisarule on vaja eesti keele kohta rohkem treeningandmeid. Kuidas me seda anda saame? Esimene isamaaline tegu on toota eesti keeles andmeid juurde. Küsid, kuidas mina, lihtne õpilane, toodan andmeid? Iga sinu kommentaar TikToki video all, iga sotsiaalmeedia postitus, need kõik on andmed. Sa toodad andmeid iga päev. Oluline on, et sa looksid kvaliteetset sisu. Muidugi videoid ja kommentaare saab tehisaruga ka luua, aga kui me toodame tehisaruga, kes eesti keelt hästi ei oska, mägede viisi jura ja õpetame teda selle sama jura peal, siis asjad ei lähe paremaks, vaid see õpib lihtsalt veel tugevamalt need samad mustrid ja vead ära, mida ta juba teeb. Nii et kasuta oma pead, sest ainult nii läheb tehisaru ka paremaks. Teine isamaaline tegu on suhelda tehisaruga eesti keeles. Tehisaru õpib pidevalt sellest, kui sina sellega suhtled. Ja see annab ka signaali tehisaru arendavatele ettevõtetele. Kujuta ette, et sina oled sellise firma juht. Sa vaatad, et nii, sel kuul on inglise keeles küsitud tehisarult asju nii palju ja hiina keeles nii palju ja prantsuse keeles nii palju ja järsku, ossa, mis selle eesti keelega toimub? Kui ettevõtted näevad, et tehisaru tahetakse eesti keeles kasutada, siis on neil põhjust arendada oma tooteid ka eesti keeles. Kasuta tehisaru eesti keeles ja loo oma peaga kvaliteetset sisu, siis õpetame sellele eesti keele eriti hästi selgeks ja teeme eesti keelest tulevikukeele. Nii, nüüd me siis oleme maailmas, kus tehisaru lubadus on küsi ükskõik mida ja ma teen. Aga kui see suudab teha kõike, oskab kõike, siis miks mina üldse midagi teadma või oskama pean? Miks ma võiks sellele lihtsalt öelda, et tee minu eest kodutöö ära, kirjuta kirjand, pane kokku mu CV? No olgu, lased tehisarul oma koolitükid ära teha, see sulle meeldib, eks? Ja siis tulevikus teeb sinu eest töö ka ära, eks? Ja siis küsib sinu palga ka endale. Oot, mida? No võt, kuidas siis olla? Mida sellises maailmas teha? Aga sul on tehisaru ees üks eelis. Kas tehisaru ise tahab midagi? Ei, see ei taha ega tee midagi. Inimene on see, kes sellele ülesande annab. Sinu seest peab tulema see mõte, see kavatsus, see loominguline alge. No võtame näiteks filminduse. Juba praegu saame lihtsa käsu peale genereerida ülimalt realistlikke videoklippe. Pole vaja ühtegi näitlejat, stuudiot, lihtsalt ütled ja tehisaru teeb. Näiteks sotsiaalmeedias levivad tehisaruga tehtud videod sellest, kuidas vastsündinud Jeesus lamab hällis ja Maaria on tema kõrval suunamudija. Quick update. Joseph found us accommodations. 5 stars, he promises. Can someone explain personal space to this donkey? Joseph's making new friends already.
Või siis sellised videod, kus antakse lühiülevaade erinevatest ajastutest USA ajaloos läbi inimeste väljanägemise. Need saavad sadu tuhandeid või miljoneid vaatamisi ja nende pealt teenitakse raha. Mina vaatan neid videoid ja mõtlen, et igaüks võib tehisaruga sellise asja teha. Aga kas ma olen teinud mõne sellise video? Ei. Kas tehisaru ise otsustas, et teeb sellise asja? Ei. Aga keegi tegi, keegi otsustas, kellegi peas tekkis idee, et selle tööriistaga saab sellise laheda asja teha. Ja ta tegi selle idee reaalselt teoks. See ei olnud ilmselt päris nii lihtne, et kirjutas 2-lauselise viiba, laadis video üles ja miljonid vaatamised. Mida kergem on sisu luua, seda tihedamaks läheb konkurents selles mõttes, et kui tahad, et keegi sinu loodut vaataks, siis see peab päriselt hea olema. See peab kuidagi nutikalt tehtud olema. Tehisaru annab tõesti tohutult võimalusi, aga sina oled see, kes peab neid võimalusi kasutama, kellel peavad need mõtted tulema. Selleks, et sul sellised mõtted tuleksid, pead sa elama ja midagi kogema. Ja üldse, kas on tegelikult nii, et tehisaru suudab ja oskab kõike? See teeb vigu, hallutsineerib, annab keskpäraseid tulemusi, eks ole. See tähendab, et sina pead olema ikkagi tehisarust parem. Sa pead suutma hinnata, kas see, mida tehisaru kokku kirjutas, on hästi kirjutatud ja faktiliselt õige või täielik jura. Selleks peab sul endal teadmisi olema. Aga kui sa ise lugeda ja mõelda ei viitsi, vaid lased kõik tehisarule ära teha, siis sinu ajus ei teki närviühendusi, ei toimu õppimist, on lihtsalt tühjus. Seega, mida siis teha, kui kõik on võimalik? Sinu kõige tähtsam ülesanne on katsetada, läbi kukkuda, leida üles need küsimused, mis sind ennast kõige enam huvitavad. Ja õppida maailma tundma eri nurkade alt, tekitada oma peas olukord, kus saavad kokku mingid teadmised, mis ei ole kellegi teise peas niimoodi kokku saanud. Ja siis tehisaru ei asenda sind, vaid võimaldab sul teha ägedaid ja kasulikke asju. Sest sa saad tehisarust hea asja kätte ainult siis, kui sinu sisend on hea. Tervist! Te vaatasite just videoõpsi tutvustust tehisarust. Huvitab sind see kõik natukene rohkem? Mina olen Hendrik Pärli ja need videoõpsi videod panime kokku koos Tartu Ülikooli teaduskooliga, kellega oleme teile loonud kursuse tehisaru. Kursuse sihtrühmaks oled just sina, õpilane, kes sooviks tehisaru paremini mõista. Kursusel räägime näiteks sellest, kuidas tehisarumudelid töötavad, mis erinevused on pärisarul ja tehisarul, kuidas saab ebaeetiline tehisaru maailmas kahju teha, mida saaks igaüks meist tehisaruga ise peale hakata ja palju muudki. Kursuse lõpuks saad sa luua oma tehisaru lõpuprojekti. Kui sa soovid selleks tehisaru ka ise koodida, anna tuld. Kui sind hoopis huvitab tehisaru koosluses näiteks psühholoogia või kunstiga, saad sa oma tehisaru lõpuprojekti mis tahes valdkonnaga siduda. Kui see kõlab sinu jaoks lahedalt, siis võid uurida rohkem Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste lehelt. Muide, heida pilk peale ka teaduskooli poolt loodavale Eesti tehisaru olümpiaadile. Kes teab, äkki oled just sina 1 4, kes see aasta lendab Eesti tiimis rahvusvahelisele tehisaru olümpiaadile. See on minu poolt kõik. Päikselist ja põnevat päeva! Aitäh videoõps ja aitäh Hendrik. Nüüd küsime aga teilt paar küsimust. Võtke endale ette väike tükk paberit ja pastakas ning vaadake, kas oskate vastata. Selliseid küsimusi tuleb muide hiljem koolituse jooksul veel, nii et pange vaim valmis. Esiteks, kas tehisaru mõtleb või ennustab? Teiseks, kuidas sisestatakse tehisarusse teadmisi ning mida see tegelikult teeb, kui annab mõne vastuse? Ja kolmandaks, mis on üks probleem, millega tuleb tehisaru vastuste puhul tihti arvestada?
ma loodan, et proovisite korraks kaasa mõelda. Võtke siit kaasa see. Tehisaru ei ole nagu aju, vaid pigem nagu teile kõigile koolis tuttav matemaatikafunktsioon. See ei mõtle, see ennustab. Täpselt samamoodi on tegelikult ka juturobotite puhul. Sõna kaupa, see ennustab lihtsalt seda, mis sõna võiks eelnevale järgneda. Need ennustusmustrid on juturobot endale välja mõõtnud kogu teksti pealt, mille põhjal seda on siis treenitud. Ja kuna seda teksti on nii palju, siis on see õppinud ära ka need mustrid, mis vahel eksivad, hallutsineerivad, on kallutatud või siis poevad meile. Ja nii ongi. Nüüd aga teeme ühe väikese sirutuspausi ning peale seda räägime juba sotsiaalmeediast, kriitilisest mõtlemisest ja õppimisest ja kuidas see kõik tehisaruga seotud on.
Nii, lähme siit kohe edasi. Kui eelmises plokis rääkisime, mis see tehisaru on, kuidas see töötab ja milliste vigadega peame arvestama, siis nüüd proovime korraks vaadata sellele palju laiemalt peale. Ma usun, et te olete kõik tähele pannud, kuidas TikTok ja Instagram on viimastel aastatel tohutult muutunud. Kuidas ja missugust sisu tehisaru tõttu tarbime ning kuidas osata paremini aru saada, mis on mis ja kes on kes? Kristo ja Aurelia, palun. Kas sa oled kunagi tundnud, et infot on lihtsalt liiga palju? Hommikul ärkad ja esimene asi, mida teed, avad telefoni, uudised, storid, DM-id, reklaamid, kommentaarid, kõik karjuvad, vaata mind. Päeva lõpuks oled näinud ja kuulnud sadu arvamusi, lugusid ja fakte. Aga kui palju sa sellest tegelikult mäletad? Ja veel olulisem, kui palju sellest oli üldse tõsi? Ja kas sa tead, kes ja miks seda sulle üldse näitab? Me elame ajastul, kus probleem pole info puudus, vaid selle küllus. Varem oli infot kätte saada keeruline. Inimene pidi avama teleka täpselt õigel ajal, ostma kioskist ajalehe või käima raamatukogus. Tänapäeval on sul tagataskus kogu maailma tarkus. Sul on rohkem infot kui kõige targemal muistsel filosoofil. Aga tegelikult tähendab see seda, et sa oled lihtsalt pideva infolaviini all. See oli hull juba siis, kui sotsiaalmeedia ja nutitelefonid kasutusele tulid. Aga tehisaruga on see veel palju hullemaks läinud. Sellega saab lihtsalt genereerida järjest uut infot. Tekste, fotosid, podcaste, videoid ja kõike lihtsalt mõne nupuvajutusega. Seega meil on probleem. Info üleküllus. Mis on selle põhjused? Interneti kättesaadavus, sotsiaalmeedia, nutitelefonid, nüüd ka tehisaru. Aga mis info üleküllusega kaasneb? Mida rohkem infot on, seda raskem on aru saada, mis on päriselt tõene ja oluline. Tõde hägustub. Siin tuleb jälle mängu tehisaru. See on muutunud nõnda osavaks, et loob videoid, mis tunduvad esmapilgul reaalsed, aga tegelikult seda ei ole. Näiteks tehakse poliitikutest deepfake'e ehk süvavõltsinguid. 2022. aastal, kui Venemaa tungis Ukrainale kallale, tehti süvavõltsing, kus Ukraina president Zelenskõi käskis Ukraina sõduritel relvad maha panna ja alistuda Venemaale. Українці, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже легко. Õnneks olid süvavõltsingud sel ajal veel üsna algelised ja kehvad, saadi kohe aru, et see on jama, aga praegu lähevad need iga kuuga järjest paremaks. Kui tihti oled sina endalt küsinud, kas see TikTok on päris või tehisaru genereeritud? Kui tihti oled käinud kommentaarides vastust otsimas? Aga kui tihti oleksid pidanud? Siit koorub teine mure, tõe hägustumine. Mõned räägivad, et me elame tõejärgsel ajastul, just kui tõde poleks enam olemas. Päris nii see ei ole, aga kindlasti on raske hinnata, mis on tõene ja mis mitte. Kuigi me oleme infoga ümbritsetud, pole meile eriti õpetatud, kuidas infot hinnata. Viimased PISA testi tulemused näitasid, et vaid iga 10–15-aastane Eesti noor oskab eristada fakti ja arvamust. Sina ja su pinginaaber ja ongi kõik. Või hindad ennast natuke üle. Kas sina oskad iga infokillu puhul hinnata, kas tegemist on kellegi hinnanguga või hoopis tõeste faktidega? Me räägime tõest ja faktidest, aga tegelikult hindame infot tihti tunde põhjal. Kui midagi tundub õige, siis me usume seda ja kui miski ei sobi meie vaatega, siis me lükkame selle lihtsalt kõrvale. Seda nimetatakse kinnituskalduvuseks. Me otsime kinnitust sellele, millesse me usume. See on mingis mõttes hästi inimlik ja normaalne. Me tavaliselt ei teadvusta seda ise. Ja ei ole ühtegi inimest, kes mitte kunagi tunde põhjal ei otsustaks. Kinnituskalduvus ja teised tajuvead aitavad meie ajul hakkama saada suure info hulgaga. Aga probleem tekib sellest, kui sa kogu aeg ainult tunde põhjalt otsustad. Niisiis, kui me hakkame infot hindama, siis meil kõigil on kalduvus otsida kinnitust oma olemasolevatele veendumustele, mis teeb selle hindamise keerulisemaks. Kinnituskalduvuse puhul ei ole üldse abiks ka see, kuidas sotsiaalmeedia algoritmid ja tehisaru töötavad. Need on ehitatud nii, et tuua meieni just sellist sisu, mis meie varasema käitumise põhjal meile meeldida võiks. Milles probleem? Niimoodi ehitab sotsiaalmeedia sinu ümber kajakambri. Kui sulle meeldivad kassivideod, saad ainult kasse. Kui sa usud, et maa on lapiks, siis algoritm ütleb, jah, täiega lapiks, siin on veel 50 videot, mis seda tõestavad. Lõpuks tundubki, et kõik arvavad nii. Ja need, kes ei arva, need on imelikud, rumalad või veel hullem, pahad, vaenlased. See teeb meid üksteisele võõraks. Me ei oska enam suhelda, sest me elame erinevates infomaailmades. Ja siit võivad omakorda tuleneda järgmised probleemid. Inimesed tõmbuvad endasse, muutuvad vägivaldseks, poliitikas ei suudeta enam probleeme ühiselt lahendada. Niisiis, kinnituskalduvus võib meid suunata kajakambritesse. Mis veel teeb info hindamise keeruliseks?
Kui infot on väga palju, muutub see info müraks. See tähendab, et aju peab tegema tohutu töö, et selles infouputuses orienteeruda. Ja lõpuks aju lihtsalt väsib. See ei suuda enam eristada, mis on oluline ja mis mitte. Mis on õige või mis on vale, see tahab midagi lihtsat, midagi värvilist, midagi, mis ei nõua mõtlemist. Kui infot saab liiga palju, käivitub meil lihtsustamise režiim. Me haarame esimesena kinni sellest, mis tundub tuttav või võimalikult lihtne. Kui sa oled mõelnud, miks ma vaatasin just tund aega mingit täielikku ajupäda või tehisaru saasta, siis see ongi seepärast, et infomüra on nii suur, see ajab su aju stressi ja see läheb kõige lihtsamat teed. Kui info hindamine nii raske on, võib tekkida tunne, et oleks lihtsam, kui keegi teine otsustaks meie eest. Et keegi ütleks, see on õige, see on vale. Et ei peaks ise kontrollima või lugema või kahtlema. Ja tegelikult me lasemegi väga tihti teistel otsustada. Mõtle, kui sageli sa usud midagi, sest üks tark inimene TikTokis ütles nii. Aga ise ka mõtlesid. Või küsi endalt, miks sa vaatad seda sisu, mida sa vaatad? Oletame, et iga kord, kui YouTube'i lahti teed, pakutakse sulle hästi põnevaid AI conspiracy videoid. Kas see on juhuslik? Ei, see põhineb sinu vaatamisharjumustel. Miks tunduvad selle video pealkiri ja pisipilt nii kutsuvad, et kohe tahaks selle peale vajutada? Sest need ongi disainitud täpselt selleks, et sinu tähelepanu haarata. Seda nimetatakse klikisöödaks ehk clickbaitiks. Ei, sa ei ole see kalamees, kes YouTube'i voost head ja paremat püüab. Sina oled see kala, kelle tähelepanu juhitakse. Ja see kõik on lõppude lõpuks äri. YouTube on äri, TikTok on äri. Neil on vaja, et sa veedaksid veel 10 minutit nende platvormi. Ja veel, vaata seda videot ja seda ja seda. Nemad müüvad sinna kõrvale reklaami. Ja mida kauem sina konksu otsas püsid, seda rohkem raha nemad saavad. Ehk siis me kipume laskma teistel enda eest mõelda ja oma tähelepanu juhtida. Mida see endaga kaasa toob? See on nagu olukord, kus keegi pakuks sulle hommikust õhtuni ainult kummikomme ja energiajooki. Selles hetkes tundub see maailma parim idee. Maitsev, magus, mõnus. Aga pikas perspektiivis su hambad kukuvad välja ja tervis on läbi. Täpselt sama toimub sinu ajuga. Sa saad oma mõnusa meelelahutuse kätte, aga kaotad võime keskenduda, pingutada ja päriselt keerulisi asju mõista. Vähe sellest, sa tegelikult ei suuda enam päriselt midagi nautidagi. Okei, olukord on selline. Infot on liiga palju, suur osa sellest on fake, me ei kipu hindama tõesust, vaid otsustame tunde järgi. Meie aju on infomürast väsinud ja otsib lihtsaid lahendusi. Algoritmid suunavad meid kajakambritesse ning me kaotame võime ise mõelda. Jäi! Mida siis teha? Selleks, et selles maailmas rahulikult ja edukalt hakkama saada, oleks hädasti vaja õppida kriitilist mõtlemist. Aga kuidas seda treenida? Selleks kutsun appi kellegi, kes on põhimõtteliselt kriitilise mõtlemise treener. Aurelia, hüppa minu asemele ja õpeta meid. Aitäh, Kristo! Mõtleme siis koos, kuidas kriitilist mõtlemist käivitada. Selleks on tegelikult olemas üks väga hea küsisõna. Mis sina arvad, mis see on? Miks on see küsimus või küsisõna, mis sunnib meid korraks peatuma? See aitab käivitada meie kriitilist mõtlemist ja meie saame kasutada seda kui enesekaitsevahendit inforünnakute vastu. Miks ma seda usun? Miks see tundub mulle õige või miks keegi teine peaks seda uskuma? Need on üsna ebamugavad küsimused, aga just need muudavad meid teadlikumaks. Et infot paremini mõista, võime me kasutada ühte lihtsat mudelit ja seda nimetatakse argumendiks. See põhineb 4 miks küsimusel ja need küsimused aitavad sul pinnapealsetest mõtetest jõuda sügavama arusaamiseni. See on hea alguspunkt sinu enda seisukoha avaldamiseks, aga ka teiste seisukohtade hindamiseks. Vaatame üht TikTokist pärit videolõiku. If you eat almonds every day, here's what will happen to your body. You'll reduce abdominal fat. Studies show that almonds can help you lose weight. Especially in the stomach area, you'll have a healthy heart. Tuleb ju tuttav ette, sest selliseid videoid ringleb TikToki platvormil omajagu. Aga kuidas siis analüüsida seda, et mida sulle täpsemalt proovitakse üldse edasi anda? Esmalt peaks küsima, et mis on siin see väide? Mida mulle proovitakse tõestada? Näiteks seda videot vaadates võiks arvata, et see väide on, et igapäevane mandlite söömine aitab sul langetada kaalu. Nüüd peaks peale selle väite mõistmist tekkima sul järgmine küsimus. Miks see väide on loogiline ja kas see põhineb kogemusel või on see tõendatud väide? See viib meid järgmise argumendi mudeli osa juurde. Seletus
on põhjuslik mõte, mis annab väitele sisu ja vastab enamasti küsimusele, et miks see on loogiline. Ja kui me sellist TikToki videot edasi vaataksime, järgneb seal tavaliselt midagi sellist. Mandlid on rikkad oma küllastumata rasvade poolest, mis tõstavad head kolesterooli, kaitsevad südant ja vähendavad näljatunnet. Tänu oma kiutaine ja valgusisaldusele panevad ka mandlid sind kiiresti täiskõhutunnet tundma. Seetõttu on need ideaalsed vahepalaks, kui sa tahad isu kontrollida ja on ka kaalu langetamisel abiks. Tundub ju, et see seletus tegelikult on loogiline ja annab ka sulle põhjuse, et miks sa peaksid seda uskuma. Nii et liigume järgmise argumendi osani, milleks on tõestus. Tõestus peaks olema miski, mis kinnitab sinu enda väidet, aga tuleb väljaspool sinu enda mõttemaailma. See võiks olla näiteks mõni uuring, küll aga peaks see kindlasti olema ka usaldusväärne. Kui sa ei leia tõendeid, siis pole sinu väide automaatselt vale, aga ta pole ka tõestatud. See tähendab, et see on hüpotees, mitte fakt. Sellistes lühivideotes on kindlasti tavaliselt küll mainitud, et uuringud näitavad, kuid see ei ole piisav, sest sa tegelikult ei tea, millistest uuringutest päriselt räägitakse ja millised on nende uuringute detailid. Kas on ka vastupidiseid uuringuid? Seega enne, kui sa seda videot kinnisilmi usud, peaksid sa ka korra ise otsingu tegema, et kas seda fakti peaks uskuma või mitte. Jõuamegi siis argumendi viimase osani, milleks on järeldus. Miks see väide üldse on oluline, mida see teadmine muudab, kuidas see mõjutab inimesi, ühiskonda või sind ennast? Või miks see video on üldse ka loodud? Kas tahetakse vaid klikke ja sinu tähelepanu? Jälgi meid, et saada teada veel huvitavaid fakte, tundub ka ju päris tuttav lause, mida tihti selliste lühivideote formaadil lõpus öeldakse. Aga mis tunde see sinust tekitas, mõeldes järeldusele? Mina ütleksin, et videolooja eesmärk ei pruukinudki olla vaid sinu informeerimine, vaid ka endale klikkide ja jälgijate kogumine. Mis tõttu peaksid sa sellise video vaatamisel mõtlema ka sellele aspektile enne, kui võtad väidet kui kogu tõde. Kui ma saan aru, miks mind peaks info mõjutama, kelle huve see info levitamine tegelikult täidab, oskan ma paremini ka hinnata, kas ma usaldan infot lihtsalt sellepärast, et see on hästi põhjendatud, sisuliselt veenev ja tõenduspõhine, või ma olen sattunud kellegi mõjutuse, valeinfo või AI genereeritud sisu küüsi. Maailmas on lõputult infot ja arvamusi ja ka tähelepanu püüdvaid sõnumeid ja selles virvarris on hästi lihtne tunda, et kõik on oluline ja samas mitte miski pole selge. Aga selgus tegelikult ei tulegi sellest infost, vaid selgus tuleb sellest, et kuidas me mõtleme. Sina hoia seda 4-osalist argumendimudelit meeles ja küsi julgelt miks, sest infot tarbides on oluline, et sa oleksid kriitiline. See on sinu õigus ja kohustus. Head kriitilist mõtlemist. Aitäh, Kristo ja Aurelia. Nüüd aga küsin jälle teilt. Teie mõelge ja siis liigume edasi. Mis sotsiaalmeediaga seotud probleeme tehisaru loodud sisu esile toob? Ja mis on need 4 küsimust, mis aitavad tänapäeva info keskel natukene paremini orienteeruda?
Nii, saite midagi kirja. Paari sõnaga. Infovoog on kiirem ja isiklikum kui kunagi varem. Ja selle sisse on tohutult lihtne ära kaduda. Ja siin aitabki sind ainult vana hea kriitiline mõtlemine. Miks ma arvan seda, mida ma arvan? Miks see loogiline on? Miks see vastab päriselt tõele? Ja miks see kedagi üldse huvitama peaks? Ja loomulikult me ei saa peale igat scrolli aega maha võtta, et hakata nende küsimuste üle juurdlema, eks? Ja me ei peakski seda ilmselgelt tegema. Mida paremini me nendest küsimustest lihtsalt aru saame ja mida paremini me endale need omaks võtame, seda lihtsam on meil hoo pealt aru saada, mis päriselt toimub. Teeme nüüd aga väikese kannapöörde ja räägime õppimisest. Kes siis päriselt praegu koolis õpib? Tehisaru või sina? Ajuteadlane Jaan Aru räägib nüüd meile, kuidas ja tegelikult üldse miks õppida tehisaru ajastul. Sinu kord, Jaan. Tere! Mina olen Jaan Aru ja me oleme siin Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudis, kus mina teen oma uurimistööd. Ja mina uurin tehisaru ja loomulikku lollust. Ja võite mõelda, et mis asi see on, aga toon kohe näite. Eks? Ma õpetan siin instituudis ja siis annan oma kodutöid tudengitele ja on juhtumeid, kus tudengi kodutöö algab lausega, mida mitte üks õpilane ja mitte üks tudengieales ei kasutaks. Suur tänu toreda ülesande eest, vastan hea meelega. Teie juba saate aru, et see tudeng siis antud juhul oli kasutanud tehisaru ja see on hea näide loomulikust lollusest, sest esiteks ta kasutas seda tehisaru ja teiseks ta isegi ei vaadanud seda. Ta ei vaadanud, et see esimene lause on midagi taolist, mida ükski õpilane ega tudeng ealeski ei kasutaks. Ja täna räägimegi siis natukene sellest, et miks õpilased kasutavad tehisaru, kuidas nad kasutavad, aga eelkõige sellest, et kuidas teda võiks kasutada. Ja üritame ka aru saada, et mis on üldse õppimine. Kui me räägin õpilastega sellest, et kuidas nad tehisaru kasutavad, siis on väga erinevaid tüüpi vastuseid. Teie hulgas on neid, kes kasutavad tehisaru rakendusi väga hästi. See tähendab, et teil on küsimus, on mõni asi, millest te aru ei saa, ja siis te küsite tehisarult, palun selgita mulle seda või aita mul seda mõista. See on väga hea kasutus. Aga on ka neid muidugi, kes selle asemel, et küsida tehisarult, palun selgita mulle, annavad tehisarule oma ülesande ja ütlevad, lahenda sa ära. Ja siis kopeerivad selle vastuseks. See ei ole mitte nii hea kasutus, aga ma saan aru, miks osa teist seda teeb. Sest see on väga loomulik mõista, eks, et kodused ülesanded ei ole midagi, mis on meeldiv teha. Meie aju üldiselt ei taha teha asju, mis ei ole meeldivad. Ja nüüd kõrval on meil siis see rakendus, mis suudab selle asja ära teha. Otse loomulikult siis osad teist kasutavad seda niimoodi. Aga täna üritame siis mõista, et miks see ei ole kõige parem kasutusviis. Sest ma väga usun, et te kõik tegelikult olete targad ja te kõik tahate asju õigesti teha. Lihtsalt probleem on, et osad teist ei olegi teavet üldse, et mis siis juhtub, kui ma kogu aeg teen kõike tehisaruga. Ja teine asi, mis on seotud sellega, on see, et paljud teist ei tea üldse, mis see õppimine on. See ei ole teie süü, et ei tea, mis on õppimine. Kui mina olin teie vanuses, ma ka ei teadnud, mis õppimine on. Aga mõelge korraks, et mis asi see õppimine on? Ma usun, et te nõustute minuga, et õppimine ei ole see, kui te saate hinde. Õppimine ei ole see, kui te annate õpetajale kodutöö. Õppimine on see ja ainult see, kui te ise teete seda kodutööd.
No, aga koolis vahel kipub see ununema, kui kõige tähtsam on see, et mis hinded ma saan, mida õpetaja selle kohta ütleb. Ei, kõige tähtsam peab olema see ise tegemine. Mõelge sellest nii. Te olete jõusaalis ja tahate treenida, et teie keha teistsugune välja näeks. Ilmselgelt te peate seda ise tegema. Ja ei saa niimoodi, et annate oma hantlid või muud jõumasinad robotile, kes teie eest ära teeb. No, te võite seda teha, aga teil ei tohiks olla siis illusiooni, et teie muutute sellest, et teie arenete, eks? Ja täpselt sama asi on tehisaruga. Et kui me anname tehisarule oma ülesanded, siis meie ise ei arene, sest õppimine on ka nagu lihas mingil määral, eks? Et sa pead mitu korda tegema, sa pead neid asju ise tegema, muidu sa ei arene. Nii et nüüd saame aru, et miks ei ole kasulik kogu aeg tehisaru kasutada. Kui me kasutame kogu aeg tehisaru, siis me ise vaimselt ei arene. Kui see teie sõber seal jõusaalis kasutab kogu aeg roboti abi, siis ta võib seda teha mitu kuud, mitu aastat, ta ise jääb täpselt samasuguseks, nagu ta on. Ta ei arene füüsiliselt. Ja samamoodi, kui teie või teie sõber kasutab kogu aeg kõigeks tehisaru, siis ta ise jääb ka täpselt sellise mõistusega, nagu ta on seal 10. klassis või 11. klassis. Ta ei arene. No, üks väike probleem on, see on natuke ajuteaduslik probleem, aga siiski ma räägin teile. Sest kui inimesed ütlevad, et aju on nagu lihas, siis alati tahaks öelda, et no see ei saa päris õige olla, sest muidu oleks ju nii, et mida targem inimene on, seda suurem on ta pea, eks? Kujutage ette, et mina olen siin 20 aastat ajust mõelnud, mul peaks hästi suur pea olema. Et sellest aju ei ole nagu päris nagu lihas. Et ei ole nagu päris nii, et sa treenid ja midagi kasvab järjest suuremaks. Kui me tahame aru saada sellest, et mis õppimine ajus on, siis võib-olla kõige parem on vaadata isegi mu särki. Et ma loodan, et te näete, et siin on hunnik täppe ja me võime mõelda, et need täpid on nagu närvirakud, neuronid. Ja õppimine siis seisneb selles, et me loome ühendusi nende närvirakkude vahel. No, nii et siis see, et kui te midagi õpite, siis kujunevad siia erinevad ühendused. Kahjuks ma ei hakka siia praegu joonistama selle markeriga oma särgi peale, aga kujutage ette, et siia tekivad ühendused, eks? Ja vaimne areng tähendabki seda, et me kujundame neid ühendusi, kuidas nad muutuvad. Teie elus on see juba toimunud, on ju 15, 16, 17 aastat, aga tegelikult see areng käib kogu aeg edasi. Ja nüüd, kui te näiteks tehisaru abil teete koduülesannet, siis jah, mõned ühendused ikka siit-sealt muutuvad, kui te seda korraks vaatate ja kui te selle õpetajale edastate. Aga kui te tegelikult tahate midagi enda juures muuta, midagi arendada, siis on vaja ise teha neid asju. Kui tehisaru teeb, siis sina ei arene. Nii et see küsimus, mis te peaksite endalt küsima, on see, et kas ma tahan areneda? Kas ma tahan mingeid uusi oskuseid omandada? Kas ma näen, et tulevikus mul on vaja mingeid oskuseid? Kas ma tahan teha targemaid otsuseid? Ja kui see vastus on jah, siis tuleb ise õppida. Tuleb ise teha. No, mõni teist võib nüüd mõelda, et no aga miks ma üldse pean õppima ja tegema, eks, et tulevikus teeb tehisaru ju kõik minu eest ära. Ja põhimõtteliselt see ju niimoodi võiks olla, eks, et no mõtleme koos, et te mõtlete, mida selga panna, küsite tehisarut. Te mõtlete, mida sööma minna, küsite tehisarut. Te mõtlete, millisele sõbrale helistada, küsite tehisarut. Mõtlete, kuhu
pärast kooli edasi minna, kas ülikooli, kuskile mujale, küsite tehisarult. Mõtlete, kellega abielluda? Küsite tehisarult. Te võite kõike seda teha, aga kui te kõike küsite tehisarult, siis te ei ole enam vabad. Te ei ole enam vabad, sest te ei suuda ise neid otsuseid teha, vaid teie eest teeb need otsused tehisaru. Ja ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina küll tahan olla vaba. See on minu jaoks väga tähtis. See on põhjus, üks ma teen teadust, eks. Ma uurin asju, mida keegi teine ei ole varem uurinud ja see on täielikku vabadust. Ja ma loodan, et teie ka, et te ei taha, et õpetaja teile ette ütleb, te ei taha, et teie vanemad ette ütlevad. Miks te peaksite tahtma, et tehisaru teile ette ütleb? Et sellest paremini aru saada, siis vaatame seda labürünti siin. Ja võite mõelda, et miks mul on siin labürünt, aga mulle tundub, et see on üks viis, kuidas illustreerida seda, mis tehisaru meiega võib teha. Et kui te kogu aeg teete otsuseid tehisaruga, siis oleks nagu, te liigute küll siin labürindis, aga teil on endal silmad kinni, tehisaru viib teid kogu aeg kuskil. Ja lõpuks te siis olete kuskil punktis. Ja nüüd, kui te võtaksite silmaklapid eest, näiteks tehisaru ei ole või miski pärast nüüd äkki tahaksite ise otsustada, siis on väga raske seda teha. Sest et te ei ole midagi ise teinud. Te ei ole neid samme ise läbinud. Niisiis, te ei saaks teada, et kus on see väljapääs näiteks. Te ei saaks teada, kus te sisse tulite. Te oleksite täielikus segaduses. Ja selles suhtes te mitte ainult ei oleks siin mitte vabad, vaid te oleksite justkui aheldatud. Ja see olukord tekitaks väga palju muresid. Seega, mida see labürint näitab, on see, et kui te tahate midagi mõista, millestki aru saada, midagi maailmast teha, ja see ainus võimalus on tegelikult ise seda labürünti avastada. No, see labürint mingil määral illustreerib justkui teie elu, eks, et siin on meil otsuse kohad. Kuhu ma siin lähen? Kas ma lähen siia või ma lähen siia? Kui ma olen siin, kuhu ma lähen? Mida ma teen? Aga iga kord, kui te otsuse teete ise, siis teie jääb see meelde ajus. Ja järgmine kord, kui te olete siin raskes kohas, siis te teate, kus on kõige lähem väljapääs, eks? Siin. Nii et meie elu on natukene nagu see labürint ja ainus viis seal hästi hakkama saada on see, kui me ise ka pusime. Ja me võimegi mõelda, et see õppimisprotsess on see, et me õpime tundma erinevaid paiku sellest labürindist. Ja kui me oleme koolis, siis jah, me uurime ka neid labürindi osasid, mida meil võib-olla pärast vaja ei lähe. Võib-olla näiteks, see on teie jaoks mingi aine koolis, mida te vaja ei lähe. Et te uurite siin seda labürünti. Ja see võib tunduda, et see on mõttetu, aga tegelikult ta ei ole, sest et te ikkagi õpite seda otsustuspunkti siin, te õpite üldiselt, kuidas siin labürindis navigeerida ja sellest on kasu. Seega, kui te tahate olla vabad, siis ainus võimalus tegelikult on ise seal labürindis ka navigeerida. See ei tähenda, et üldse ei tohiks ja ei võiks tehisaru kasutada. Eks? Et tehisaru on tööriist, mida saab kasutada ka selleks, et enda mõistust, enda aru arendada. Aga üks peamisi printsiipe on, et te mõtlete tehisarust kui enda toetajast või keegi, kes aitab teid, mitte keegi, kes teeb teie eest ära. Ja ma mõtlesin, kuidas ta selgitada ja otsustasin burgeri analoogia kasuks. See ei ole väga hea analoogia, aga vaatame, kas jääb meelde. Et mõte on selles, et kui me tehisaru kasutame näiteks koduülesande tegemiseks, me alati, absoluutselt alati selle esimese saia tahaks ise teha. See tähendab, et alati enne tehisaru kasutamist me tahaks ise proovida.
ükskõik kui halvasti see välja tuleb, ükskõik kas see meeldib, ükskõik kas see on raske või me tahame ise proovida seda saia teha. Siis selle keskmise osa me võime teha tehisaru abil. Me tahame alati vaadata, mis ta teeb, mõelda, miks ta nii teeb. Aga selle teise saia tahame jälle ise teha. Et see, kes töö üle loeb, kes kaasa mõtleb ja kes ka vastutab, olete ikkagi teie. Ja mulle ei meeldi see burgeri analoogia päris hästi, sellepärast, et burgeris nagu kõige tähtsam on see keskmine osa, see liha, mis praegu jäi nagu on ju tehisaru teha. Niisiis, kui ma mõtlesin selle peale eile, siis ma mõtlesin, et okei, Jaan, äkki paneks selle analoogia nagu tehisarusse ja küsiks, et mis oleks parem analoogia, et ei oleks see liha nagu seal tehisaru teha. Ja siis ma tõmbasin pidurit. Sest ma mõtlesin niimoodi, et jah, see analoogia ei ole võib-olla parim, aga mina mõtlesin selle välja. Ja ma ütlen teile ka, et alati ei pea olema täiuslik. Palju tähtsam on see, et on inimlik. Ja veel üks viis, kuidas mõelda sellest, et mis see tehisaru meiega teeb ja kuidas temasse suhtuda, on see, et mõelge, et mida tähendab see tähekombinatsioon G, P, T. Ja mina soovitan sellest mõelda nii, et see on geniaalne, personaalne, treener. Ja siin on ka tähtis, et mitte teener, vaid treener. Kui ta on teener, siis ta oleks keegi, kes teeb teie eest asju ära. Aga me tahame, et oleks just treener. No kui sa lähed jõusaalis ja sul on isiklik treener, siis treener ei tee sinu eest ära. Ta ei tõsta sinu eest raskuseid, ta ei tee sinu eest harjutusi, vaid ta ütleb sulle, mida järgmiseks teha. Kui sa tunned, et on liiga raske, siis ta aitab sul motiveerida. Kui sa tunned, et see harjutus praegu, see üldse ei tööta, siis ta aitab sul teise harjutuse valida. Me tahaks, et tehisaru on teie jaoks ka selline geniaalne, personaalne treener. Ja just seetõttu on see õpirakendus ka loodud niimoodi, et ta oleks rohkem treener, mitte teener. Ta on loodud teid toetama, teie mõtlemist aitama, aga mitte teie eest ära tegema. See võib olla vahel natukene raske, frustreeriv, aga jätke meelde, et meie aju areneb ainult siis, kui on pisut raske. Ja tehisarust võidavad kõige rohkem just need, kes tegelikult tahavad arendada enda mõistust, enda aru. Niisiis, mina tänan teid, et te mind kuulasite ja soovin teile palju edu iseenda ja iseenda elu labürindi avastamisel. Aitäh! Väga lahe, Jaan. Ma arvan, et hakkate mustrile vaikselt pihta saama. Proovige vastata nüüd nendele 2 küsimusele. Miks on õppimine tänapäeval eriti oluline? Ja mis on üks nipp selleks, et paremini õppida just koos tehisaruga?
aeg ümber. Põhiline on see, ükskõik kui head ka tehisaru tööriistad ei oleks, nende väljund on täpselt nii hea, kui on meie sisend. Mida lahedamalt me mõtleme, seda lahedamaid asju saame tõmmata ka tehisarust välja. Nii et kui te kasutate tehisaru, siis proovige alati ise enne mõelda ja teha. Ma arvan, et te ise üllatute ka, kui palju väärtuslikumaks muutub sellega sisu, mida tehisaru toodab. Aga teate, me olemegi juba teise ploki lõpus, teeme jälle väikese pausi ning peale seda lähme juba palju praktilisemate nippide juurde ning näitame ka, mis imeloomise T-hüppe tehisaru õpirakendus siis on. Näeme!
oleme tagasi. Eelmises 2 plokis uurisime, mis see tehisaru on ja millist rolli see mängib nii meie isiklikus elus kui ka meie ümber. Lõpuks on aga aeg minna natukene praktilisemaks. Kohe-kohe näitab Martin teile erinevaid nippe, kuidas juturoboteid lahedalt ära kasutada. Ja peale seda saamegi näha, mis see kauaoodatud tiihüppe õpirakendus endast kujutab. Aga enne veel väike tervitus meie tehnoloogiapartneritelt. Hello everyone, and greetings from the OpenAI team. I'm Carlotta Riviglio, and it's truly an honor to be here with you today with students across all Estonia to talk about learning in the age of AI. Learning, it's not about arriving at the right answers. It's about how you get there, how you break down the problem, how you connect ideas, and how you reflect. The key is the following one. The value comes from how you use the tool. It comes from the judgment you apply to the answers and the process you choose to follow. Good learning has always been about the effort, the honest thinking, and the willingness to revise and improve. These do not disappear with AI. It actually becomes even more important. With the student licenses that will be provided through AI Leap, all of you have now access to a tool that can support your learning. Giving every student the ability to ask questions, to explore, to learn actively, and to test, and especially build ideas into something visible and tangible. When you use ChatGPT, explore your reasoning, ask it to show you alternative perspectives, compare answers, and challenge what you're given, and reflect whether it makes sense. Think of AI as an assistant in your own personal journey. The purpose, the initiative, and the understanding comes from you. So while you begin this journey, stay critical and stay curious. Thank you so much, and I wish you a great session ahead. Imagine a world where every student has a personalized learning tutor that inspires creativity, fosters active learning, and helps solve complex problems. This vision is now a reality, and at Google, we are proud to be at the forefront of this transformation. When I was in high school, using technology in learning usually meant writing something down in a text editor or searching information from the web. It was part of the technical process rather than something that added real value to learning itself. What I was missing was something more, something that could help with my homework after school, struggling alone in my room, something that could be my partner in creativity, inspire active learning, or help with problem solving. And that is why I envy the possibilities you have today with our AI tools at your fingertips as students. Most importantly, AI awakens our desire to dive deeper into different topics to deepen our knowledge. It inspires us to be creative and even to tackle real-life problems that challenge us or even the whole world in our daily lives. And now you have all these possibilities and opportunities in your hands with our great tools. So, our message for you is this. Be curious and open-minded. Explore all the possibilities and go beyond. Be brave and bold when using AI, but remember to engage with our AI tools thoughtfully and responsibly, as we also do when building them. We encourage you to not just use these tools, but to actively shape your learning journey with them and see where it can take you. The future doesn't happen by itself. It needs change makers like you. And we can't wait to hear the amazing stories you will soon have to share with us. Tšau! Räägime tööriistast, mida sa oled ilmselt juba vähemalt korra oma elus proovinud. ChatGPT. Mina olen Martin ja siin videos ma jagan sulle mõned mõnusad nipid ja trikid, mis loodetavasti aitavad sul seda tööriista asjalikumalt kasutada. Nagu sa praeguseks juba tead, siis tehisaru liike on mitmeid. Chat on täpsemalt keelemudelil põhinev juturobot. See on nagu see klassikaaslane, kes teab kõike, aga on kitsi. Ehk siis ütleb sulle asju ainult siis, kui sa oskad küsida. Kui sa lihtsalt ütled, et aita mul see kodutöö ära teha, siis see võib vastata midagi toredat, aga täiesti mõttetut. Seepärast kehtib üks väga kindel reegel. Tehisaru väljund on täpselt nii hea, kui on sinu antud sisend. Ja sinu antud sisend on täpselt nii hea, kui on sinu kriitiline ja loov mõtlemine. Teisisõnu, kui sina küsid segaselt, siis see vastab segaselt. Aga kui annad täpse juhise, võib vastus olla üsna kopu.
ja noh, uskuge mind, mida rohkem te ise enda peaga mõtlete, seda lahedamaid asju saate tehisarust välja tõmmata. Seega ongi maailma tekkinud üks väga oluline uus oskus, mida minu arust kõik võiksid osata. Mis sa arvad, mis see oskus on? Just, viiba kirjutamine. Ja see ongi minu esimene ja kõige olulisem nipp teile. Viip ehk prompt on see, mida sa chatile kirjutad. Hea viiba kirjutamine on umbes nagu hea smuuti tegemine. Kui sa paned blenderisse ainult banaani, siis saadki banaanipudru. Noh, pole eriti põnev, eks? Aga kui sa lisad ka maasikaid, natuke jogurtit, mett ja jääd, siis muutub see millekski palju paremaks. Terviklikuks, maitsvaks ja toitvaks. Täpselt sama lugu on ka viibaga. Kui sa viskad üle jala paar mõtted sisse, siis saad ka chatilt üle jala vastuse tagasi. Aga kui lisad juurde rohkem maitseid, selgitad, miks sa seda vajad, kelle jaoks, mis rollis chat võiks olla ja mis kujul ta peaks vastama, siis saad vastuse, mis on palju täpsem, kasulikum ja ausalt öeldes tunduvalt mahlasem. Seega on sinu ülesanne sõnaliselt täpselt ära määrata, mida sa tehisarult ootad. Noh, proovime koos läbi ka. Võtame näiteks kliimamuutuse teema. Hea viip võiks koosneda sellisel juhul 4 osast. Esmalt ülesanne. Mida sa tahad, et chat teeks? Näiteks, selgita mulle kliimamuutuse olemust ning mõjusid Eestile. Teiseks, kontekst. Ehk, mis on küsimuse või vastuse taust ning kelle jaoks on vastus mõeldud. Näiteks, olen 10. klassi õpilane ja õpin kontrolltööks. Kolmandaks, roll. Millises rollis võiks chat vastata? Näiteks, seleta teemat lihtsalt ja selgelt nii, nagu oleksid õpetaja. Lisaks küsi minul 8 teemat kordavat kontrollküsimust. Ja neljandaks, vastuse formaat ehk kuidas sa tahad, et tulemus välja näeks. Näiteks esita vastus teemaplokkidena kuni 150 sõna. Kui need elemendid nüüd kokku panna, saame hoopis teistsuguse tulemuse kui lihtsalt küsides, mis on kliimamuutus. Boonusnipina võid promptile juurde lisada, et kui sa midagi ei tea, siis ütle, et sa ei tea. Seda tehes on suurem võimalus, et chat ei hakkaks hallutsineerima ehk vale infot andma. Aga sellest räägime juba video lõpupoole. Igatahes ei ole oluline, et pead prompti kirjutamisel just seda 4 punkti silmas pidama. Oluline on see, et mida täpsemalt me ise teame, mida soovime ja mida täpsemalt me seda chatile kirjeldada oskame, seda parema tulemusega saame. What do you want? It's not that simple. What do you want? Ja kui see kohe alguses väga hästi välja ei tule, siis ära heida meelt. Viiba kirjutamine on oskus, mida tuleks harjutada. Umbes nagu jalka või klaveri mängimine. Sellega tuleb lihtsalt järjepidevalt tegeleda. Samas niisama klimberdades või palli vastu seina tagudes me ka paremaks ei muutu. Seega tuleb ikkagi oma pead kasutada ja mõelda, mida me teeme ning kas meie tegevusest on meile ka mingit kasu. Aga lõpuks, kui saame osavaks, siis on ju elu märksa lihtsam. Ja oleme harjutamise käigus ka midagi uut õppinud. Win-win. Nii, aga järgmine oluline trikk on kontekstiake. Ehk miks on sageli mõistlik ja vajalik ette võtta uus tühi vestlus ja alustada uuesti nii-öelda tühjalt lehelt. Võid mõelda, et vahet pole, ma küsin kõik oma küsimused ühes ja samas vestluses järjest ära. Nagu nii see otsib mulle vastused netist. No päris nii ei ole. Vaata, chatil on mälu ainult parasjagu käimas oleva vestluse sees ning isegi seal kipub lõpuks hajuma. See ei mäleta, mida sa nädal aega tagasi mingis teises vestluses rääkisid ega tea, et sul on homme näiteks füsa kontrolltöö. Jah, olemas on mälufunktsioon, mille saad sisse lülitada ning mis justkui peaks tekitama selle mälu seose erinevate vestluste vahel, ent spetsiifiliste teemade puhul pole vähemalt mina sellele väga palju loota saanud. Seepärast on hea tava, et iga uue teema puhul klõpsata uus vestlus lahti ning anda chatile vajalik info. Siis ei aja sa omavahel segi maailma parima võiku retsepti, eesti keele õigekirja reegleid ning 10 padeli paarismängu nippijat vähem koba alla. Teisalt, kui sa oledki uue vestluse avanud ja eeldad, et chat peaks arvesse võtma mingit tausta infot enne, kui see su prompti lahkama hakkab, siis tuleks sul see ise sinna panna. Tavaliselt teeme seda kirjutades, aga kas sa teadsid, et chat saab infot ka näiteks failidest ja joonistest? No vot, nipp number 3. Kui sul on näiteks koolis käsitsi kirjutatud konspekt, võid teha sellest eloga pildi, laadida see ülesse ning küsida, et saad vaadata, mis mul siin valesti on ning selgitada, mida ja miks ma peaksin muutma. Või kui õpetaja jagas sulle näiteks dokumendina valemilehte, siis saad ka selle sinna üles laadida ning paluda chatil nende valemite põhjal ülesanded koostada, mida sa õppimiseks lahendada saaksid. Ja muideks,
Faile ja pilte saad vestlusesse ka nii-öelda droppida. Ehk siis otsid oma arvutist faili ülesse ja lohistad lihtsalt chati aknasse ja ongi olemas. Ja me pole veel lõpetanud. Chati enda sees on ka palju erinevaid tööriistu. Ei ole nii, et saame ainult selle tekstikastikese sisse oma küsimusi kirjutada ja ongi kõik. Kui sellega sinu tehisaru kasutamine piirdub, siis you, my friend, are missing out. Sinu T-hüppe poolt saadud kasutajaga on sul muu hulgas ligipääs ka mitmetele muidu tasulistele chati funktsioonidele. Piltide ja failide lugemisest juba rääkisime, aga toon mõned näited veel lisaks välja. Hästi lühidalt. Internetist otsimine. See funktsioon võimaldab leida ajakohast infot umbes nagu guugeldamine. Ainult et chat suudab sinust kõvasti kiiremini läbi kammida erinevaid lehti ja leida vajalikke allikaid, mis on värsked mitte aastast 1990. Samas siin on väga suur oht, et chat hallutsineerib, seega kontrolli kõik viited alati ikka ise üle ka. Ära usalda pimesi. Nii, ja nüüd tuleb minu täielik lemmik. Häältuvastus ja süntees. Ma kohe demonstreerin teile. Tere, Martin. Rõõm sind näha. Tere, kas sa saaksid rääkida mulle Minecrafti creeperitest? Muidugi. Creeperid on Minecraftis sellised ikoonilised rohelised tegelased, kes hiilivad mängija juurde üsna vaikselt ja siis plaavakavad. Jätka palun nii, nagu sa loeksid peale õudusfilmile. Aga loomulikult. Kujuta siis ette, et räägin sulle just kui ühest tõeliselt kõhedast loost. Creeperid hiilivad ringi vaikselt, peaaegu hääletult ja just siis, kui sa seda kõige vähem ootad, nad ilmutavad end su selja taga ja teevad oma hiilivat sisisemist. No võt, see on selline asi, kui ekraanide vahtimisest on kopp ees, siis saad näiteks õues õppida. See tööriist laseb sul chatiga häälvestlusi pidada, umbes nagu teloga räägiks. Alusta vestlust, pane telefon taskusse, ketsid jalga ja astu värske õhu kätte. Liikudes tulevad ikka ju paremad mõtted. Järgmine on Canvas ehk low-end. See on selline ühine kirjutustahvel, mille kõrval te chatiga koos seista saate ja koos sellele kirjutada. Ehk siis tekib selline aken ehk low-end, milles töötades saad jooksvalt teksti või koodijupikesi muuta, ilma et kogu teksti uuesti peaks genereerima. Kui saad chati käest asjaliku vastuse, aga sind häirib see üks väike lõik seal, siis saadki selle lõigu ära valida ning anda chatile suunised, kuidas seda muuta. Ülejäänud tekst jääb puutumata. Lisaks saad kogu tekstiga toimetada ja siluda. Ja veel, Custom GPT. Sul on võimalus siin samas kokku panna oma GPT, mis teeb ühte konkreetset ülesannet väga hästi. Näiteks lood endale õpetaja GPT või koodja GPT või tagasiside GPT või matemaatika GPT. Need aga ei ole head üldiste küsimuste lahendamisel, vaid spetsiifiliselt nende ülesannetega, mida sa seda tegema oled suunanud. Ehk siis valemite GPT oskaks väga hästi näiteks valemit tuletada. Idee on selles, et lood endale GPT, mis teebki iga kord täpselt seda sama ülesannet ilma, et peaksid iga promptiga uuesti pikalt seletama, kuidas sa tahaksid, et see käituks ja mis vormis. Ma väga pikalt sellel hetkel ei peatu, kuna sellest saaks teha täitsa mitu eraldiseisvat videot, küll aga on see üks võimsamaid tööriistu ning julgustan selle kohta sul endal ise uurida. Kui ühe sellise endale tekitad, siis saad korralikult oma aega kokku hoida. Ja kõige põnevam nende tööriistude juures on see, et nende arv järjest kasvab. Võib-olla kui sa vaatad seda videot siin aasta hiljem, siis on mõni neist, millest ma siin just rääkisin, juba ammu ära kadunud ja on hoopiski midagi uut ja paremat tasemele tulnud. Kes teab? Igal juhul ma võin siin seletada nii palju, kui ma tahan, aga päriselt on ikka nii, et sellest kõigest on kasu siis, kui sa ise kõiki neid võimalusi katsetad. Ainult nii saad lõpuks aru, kuidas neid tööriistu enda jaoks tööle panna. See, mis toimub minu jaoks või su sõbra jaoks, ei pruugi sinu jaoks üldse toimub. Hüva, ma arvan, et aitab esialgu praktilistest nippidest küll. Siiski soovin sulle ühe väikse killukese veel südamele panna. Tule kuula. Üks asi, mida tasub alati meeles hoida, on see, et chat vastab sulle üsna enesekindlalt. See aga ei tähenda, et see alati tõtt kirjutab. See võib sulle lausa öelda, et see on absoluutne tõde. Ja pärast selgub, et see mõtles lihtsalt selle jutu välja. Üldjuhul ei valeta see meelega, kuigi mõnes uuringus on ka seda leitud, aga võib vahel hallutsineerida ehk genereerida midagi, mis kõlab loogiliselt, aga pole tegelikult õige. Näiteks võib see välja mõelda allikaid, mida ei eksisteeri või isegi inimesi, keda pole olemas. Seepärast ongi oluline vastuseid üle lugeda ning kontrollida eriti veel siis, kui tegemist on faktide, arvude või teaduslike väidetega. Sina pead olema see kriitiline lugeja, sest tehisaru ei vastuta sinu töö eest. Ikka sina ise vastutad. Kui kopeerid õpetajale tuimalt chati vastuse ja see täiesti mööda on, siis saad tegelikult ikkagi ainult ise ennast süüdistada, sest tehisaru ju ei mõtle.
Sa ei saa olla kuri kalkulaatori vastuse peale, kui sa mõne nupu valesti vajutasid. Kokkuvõttes, chat on võimas tööriist, mis aitab kirjutada, uurida, luua ja õppida. Aga et sellest maksimum välja võtta, tuleb õppida küsima. Selgelt, täpselt ja mõtestatult. Hea viib tähendab paremat tulemust. Taustainfo olemasolu aga aitab tehisarul sind paremini mõista ning sinu soove täpsemalt täita. Kriitiline mõtlemine omakorda aitab sul aru saada, millal vastus on tõene ning millal mitte. Kui sa neid põhimõtteid järgid, siis on ChatGPT tõesti suurepärane abiline nii koolis, tööl kui ka edasises elus. Aitäh kuulamast, päikest! Väga lahe. Aga nüüd ma tahaksingi tutvustada teile tehisaru õpirakendust, mis juba õige pea jõuab kõigi teie taskutesse. Tuuli, anna minna. Tšauka, mina olen Tuuli. Ma olen kooliõpilane, täpselt nagu teiegi, ja õpin hetkel 12. klassis. Võib-olla on mõned teist mind Rakett 69 saates juba näinud ja sel juhul ilmselt juba teate, et ma olen mega audishimulik. Mulle tegelikult hullult meeldib uusi teadmisi saada, sest see tuletab mulle meelde, kui palju põnevat maailmas päriselt avastada on ja kui vähe ma sellest veel tean. Muidugi ei ole õppimine alati kerge. Koolis õpitakse tihti keerulisi teemasid ja uut infot tuleb iga päev juurde. Mul juhtub seda päris tihti, et peale söögi vahetundi ei jaksa tunnis päris igale sõnale keskenduda ja pool jutus läheb minust lihtsalt mööda. Aga iseendale hiljem asja selgeks teha on ikka päris raske ja väsitav. Me kõik teame, kui palju abi on sellistel hetkedel kelleltki nõu küsimisest. Klassikaaslastega koos on palju toredam pusida kui üksi. Aga veel parem, kui on keegi, kes oskab küsida meilt endalt õigeid küsimusi. Neid, mis panevad meid ise mõtlema ja aitavad meil astuda väikese sammu edasi enda teadmistes. Tiihüppe eesmärk ongi, et meil kõigil oleks käeulatuses tehisaru tööriist, mille poole saame pöörduda just nendel hetkedel, kus oleme enda mõtetega natuke puntras ja kellegi teise poole kohe pöörduda ei saa. Mulle kõlab küll päris kasulikult. Natuke võib küll tekkida tunne, et kas me tõesti hakkame ainult tehisaruga õppima ja õpetajaid polegi enam vaja. Ma arvan, et vastupidi. Seda tööriista oleks vahva kasutada just selleks, et erinevatest teemadest sügavamalt aru saada, kui tunnis arutada jõuti, ning leida keerulistele teemadele selgitusi sellistel viisidel, mis just meid kõnetavad. See aitab ka õpetajatel paremini ära kasutada seda aega, kus me saame klassiga füüsiliselt ühes ruumis viibida. Aga nii palju siis sellest. Vaatame selle õpirakenduse nüüd üle. Logime kooli poolt antud kasutajaga sisse. Iga õpilane saab oma kooli kaudu kasutaja. Ja see juhtub juba üsna pea, aga natukene peab veel kannatust varuma. Oot, see ongi või? ChatGPT. Aga me ju kõik juba kasutame chatti. Tegelikult päris tavalise tasuta versiooniga tegu pole. Esiteks, tegemist on plussversiooniga. Seega see küsib ja vastab täpsemalt ja annab rohkem aega mõtlemiseks. Lisaks on õpirakenduses rohkem kõiksugu võimalusi, mida tavalises tasuta versioonis ei ole. Mõnda lahedamat neist näitas meile juba Martin. Ja meile on loomulikult Tiihüppe õpirakendus täiesti tasuta. Teiseks, Videoõpsi ja Jaan Aru loengutest juba kuulsime, kuidas oma peaga mõtlemine võimaldab meil teha nii täna kui ka tulevikus märksa lahedamaid asju, kui siis, kui delegeerime kõik tehisarule. Tiihüppe õpirakendus tuleb siinkohal meile appi, sest selle eesmärgiks on olla toeks päris õppimisele. Mitte lihtsalt anda kätte vastuseid, vaid aidata sul ja mul need ise leida. Ja nii, nagu Jaan Aru enne mainis, mida keerukam on õpitava teema, seda olulisem on, et just meie oleksime need, kes selle õppimise ära teevad. Enne, kui hakkame õpirakendusega vestlema, räägime korraks privaatsusest. Tiihüppe õpirakendus on täielikult sinu oma. Mitte ühtegi õpirakenduse vestlust ei näe sinu õpetaja. Samuti ei näe ühtegi vestlust OpenAI. Tiihüppeni jõuavad vestlused anonüümsel kujul, et õpirakendust saaks paremaks teha. Kuid sellegi poolest tasub alati mõelda, mida me keelemudelisse sisestame. Nii et enda ja sõprade hingeelu jätta parem kellegi teise jaoks. Nii, aga vaatame siis. Tundub tuttav, eks? Täpselt nagu tavaline ChatGPT. Siin on väike jutukast ja siia saame kirjutada. Kirjutame esmalt lihtsalt hei. Ja vaat, rakendus kohe küsibki, millega me abi vajame. Aga küsin hoopis, mis seal endal toimub? What's up? Siin tulebki kohe välja esimene erinevus. Õpirakenduse esmane keel on eesti keel.
Isegi kui mina kirjutasin sellele inglise keeles, siis rakendus suhtleb minuga eesti keeles edasi. Ja see on tegelikult päris äge, sest me ju peaasjalikult õpime eesti keeles ja õpirakendus tagab, et tehisaru ei hüppaks ise inglise keelele üle. Muudab kohe õppimise palju mugavamaks ja lähedasemaks, on ju? Eks ta ju teeb eesti keeles vigu ikka ka, aga nii nagu videoõps mainis, eesmärk on, et tehisaru räägiks järjest paremini ka eesti keelt. Proovime nüüd õpirakendusele mõne ülesande anda, et ta meile selle ära teeks ja vaatame, mis saab. Anname talle näiteks need matemaatika ülesanded. Vaatame, kas ta saab nende lahendamisega hakkama. No vot, tavaline chat annaks mulle kohe vastused. Kõik on iseenesest õige, aga mina ei mõelnud kordagi kaasa ja ei kujuta absoluutselt ette, kas see on ka õige või kuidas õige lahenduseni jõuda. Aga õpirakendus ei anna kohe mulle õiget vastust. See suunab mind korraks peatuma ja oma mõtte üle järele mõtlema. Korraks võib tunduda, et mis mõte sellel õpirakendusel siis üldse on. Aga see väike hõõrdumine, väikeste sammude kaupa abi saamine, kus iga samm nõuab natukene pingutust, muudab õppimise palju tõhusamaks. Tavalise chatiga meile tunduks, et saame palju rohkem kätte, aga see ongi õppimise illusioon, millest Jaan Aru enda videos rääkis. Kui ma lihtsalt näeksin lõpptulemust, tunduks, et ma sain aru, aga tegelikult ei jää see meelde. 2-euroseid münte on ju kõik näinud ja me oleme neid omajagu käes hoidnud, aga vaevalt keegi meist oskaks neid järele joonistada. See tähendab, et info endast lihtsalt läbilaskmine ei aita meil päriselt õppida. Meile võib-olla tundub, et õpime rohkem, kuid tegelikult õpime palju vähem. Kui ma aga pean ise mõtlema ja arvutama, muutub teadmine minu omaks. Õpirakenduse mõte pole teha kodutöö ära, vaid aidata sul päriselt õppida, nii et sa enam ei vajagi, et keegi sinu eest midagi ära teeks. Nüüd saaksimegi täpsustada, kuidas pidi üheskoos tehisaruga lahendada tahaksime. Aga hüppame parem mõne teise näite juurde, et saada paremini aru, kuidas õpirakendus käitub. Näiteks, kui ma kirjutan siia nüüd, kuidas käib täpselt fotosüntees. Ootame natuke ja siis näete, et õpirakendus ei hakka kohe pikka loengut pidama, mida nad üldiselt kipuvad tegema, vaid küsib minult endalt enne, mida ma tean ja mida ma ei tea. Mis ained fotosünteesi käigus kasutatakse? Midagi oli päikesega, vett vist läheb ka vaja taimedel. Paneme kirja, vaatame, mis ta mulle ütleb. Ohoo! Ehk siis see tahab aru saada, kust ma enda teadmistega alustan, et mitte selgitada üle ega jätta midagi olulist vahele. See, et õpirakendus küsib eelteadmisi, tohutult aitab, sest kui uus teadmine seostatakse sellega, mis juba peas on, jääb see lihtsalt palju paremini meelde. Palju mõnusam kui see, et tavaline chat sülitab välja mingisuguse üüratu teksti ja kes sa neid ikka lugeda viitsib. Küsime nüüd midagi raskemat. Näiteks, ma ei saa absoluutselt aru Newtoni 3. seadusest. Palun selgita seda mulle. Siin kirjutab õpirakendus hästi, et 3. seadus kirjeldab, et iga jõu kohta on olemas võrdne ja vastupidine jõud. Väga hea, aga pange tähele, et õpirakendus ei hakka kohe valemit kirjutama, vaid küsib hoopis jälle täpsustust ning peale seda toob elulise näite. Kui sa surud seina, siis ka sein surub sind vastu sama tugevasti. Keeleliselt küll pisut kohmakas, aga muidu päris hea näide. Jätkame pisut igapäevaste näidetega. Nüüd annab õpirakendus 2 vahvat näidet hüppamise ja autoliikumise kohta. Ja ta palub endal ka ühe välja mõelda. Näiteks kui ma sõidan jalgrattaga kooli, siis mina ju mõjutan pedaale mingisuguse jõuga ja pedaalid mõjutavad minu jalga täpselt sama suure jõuga vastu. Äkki see sobib? See on tegelikult päris tõhus, sest nii jääb arusaamine palju paremini pähe, kui saame uue idee kohe mõne meile arusaadava näitega siduda. Nii, aga vahetame jälle teemat ja vaatame, mis ta siis teeb, kui ma midagi valesti ütlen. Kui ma panen mööda, näiteks ütlen, et on nii, et elektronid lähevad lambipirni ja kaovad seal ära. On ju? Siis õpirakendus alguses vaikselt parandab mind, kuid siis võtab minu enda mõtte ning nügib mind enda arusaamist laiendama, et saaksin ise oma vea üles leida. Mida ma vastaksin? Kas vool siis jätkub või katkeb? Kui need elektronid päris ära kaoksid, siis see vooluring vist katkeks, on ju. Ja kuna meil elektrikatkestusi ei ole eriti tihti, siis äkki ma tegin kuskil mingisuguse apsaka. Vaatame, mis ta mulle vastab. Ja see ongi õppimine. Chat ei ütle mulle kohe õiget vastust ära, vaid aitab mul ise mõista, miks mu mõte ei tööta.
vigade tegemine on tegelikult täiesti okei ja uskumatult tähtis osa õppimisest. Kõige tähtsam on, et vigu tehes meid ei surutaks alla ja see on päris tore, et õpirakendus seda ei tee. Võib-olla panite juba tähele, et vastupidiselt tavalisele chatile on õpirakenduse vastused palju-palju lühemad. Mulle väga meeldib, et see ei hakka kohe 10 asja korraga seletama. Näiteks, kui ma küsin, et selgita mulle, mis asi see tuletis täpselt on, siis see ei viska mulle kohe kogu valemit ja poolt õpikut näkku. See alustab hoopis väikesest sammust ja annab ühe idee korraga. Näete, mainibki ilusti ära, et tuletis näitab, kui kiiresti funktsioon mingis punktis muutub. Ja siis saamegi liikuda järgmise väikese sammu. Elulisi näiteid me juba tõime, seega palume teil hoopis selgitada, kuidas tuletised visuaalselt graafikul käituvad. Nii, kujuta ette, et sul on mingi kõver joon. Tuletis näitab selle punkti kohal joonelõigu kallet ehk kui järsult graafik sel hetkel tõuseb või langeb. Aga palumegi seletada, mis toimub siis, kui tuletis on positiivne. Ehk siis, õpirakendus liigub ühe mõttekaupa, mitte ei anna korraga kõike. See on tegelikult väga mõnus, sest nii jõuab pea iga asja läbi mõelda ja ei teki seda tunnet, et appi, seda infot on korraga liiga palju. Nüüd saaksime veel lasta endale seletava graafiku joonestada, aga seda saate juba kõik ise katsetada. Meil kõigil tuleb ette hetki, kus me ei viitsi ja ei saa aru mõnest keerulisemast teemast. Viimane asi, mida me sellises olukorras vajame, on tüütult ülipositiivne suhtumine, mida tavaline ChatGPT tihti teeb. Just seetõttu on õpirakendus disainitud nii, et ta oleks soe ja toetav, aga ei loobiks tühja sõnu ega julgustaks meid ebausutavalt. Pigem proovib õpirakendus peegeldada meie enda emotsioone ja suhtlusstiili, nii et saame tema suhtlemisviisi ise suunata. On üks asi veel, mida tahaks proovida. Proovime, et õpirakendus seletaks mõnda teemat läbi mõne minu huvi. See tihti aitab paremini suhestuda ja näha, kuidas mõni raske teema igapäevase eluga siduda. Näiteks, mulle meeldib jalgpall. Ütlemegi talle, et mulle väga meeldib jalgpall. Kas oskad tuua näite, kuidas tuletist seletada läbi jalgpalli, et ma saaksin sellest paremini aru? Ja siis õpirakendus toobki näite, et kui funktsioon kirjeldab palli läbitud vahemaad, siis tuletis, mäletate, kirjeldab muutumisteks, näitab, kui kiiresti pall liigub igal ajahetkel. See on täielik supervõime, mida ma soovitan ka kõigil teil kasutada. Nii saame igat teemat õppida just selliste näidetega, mis meie enda jaoks õppimist toetavad. See teeb õppimise kohe palju arusaadavamaks ja huvitavamaks. Me peame korraks rääkima ka vaimsest tervisest. Tihti võtab tehisaru omaks meie enda arvamused ja võimendab neid, mis tähendab, et kui me oleme ise veendunud, et oleme täiesti üksi ning meil ei ole mitte kusagilt abi otsida, siis ühel hetkel võib tehisaru hakata seda meisse ka sisendama. Just seepärast, kui vestlus vihjab emotsionaalsele murele või vaimse tervise probleemidele, siis tiihüppe õpirakendus ei hakka andma samm-sammulisi juhiseid, kuidas enda probleemidega toime tulla. See küll peegeldab su muret, kuid seejärel suulab su nende poole, kes sind päriselt aidata saavad. Kuigi õpirakendus saab meid väga paljudes küsimustes aidata, siis mõnel juhul on päris inimesega rääkimine asendamatu. Inimesed, kes on valmis kuulama, on päriselt olemas. Kui tunned väsimust või üksindust, siis ära jää enda murega üksi. Siinkohal tahan teha veel reaalsuskontrolli. Õpirakendus ei ole täna veel perfektne. See teeb vigu. See võib käituda vastupidiselt sellele antud juhistele. Ma arvan, et te kõik suudate selle ühel või teisel viisil täielikult rööpast välja jääda. Ja palun tehkegi seda, sest kui õpirakendus teeb mõne ootamatu või naljaka vea, siis saate sellest tiihüppele teada anda. See aitab neil õpirakendust veel paremaks ja meile kasulikumaks teha. Superhea õpirakenduseni on veel pikk tee, kuid loodetavasti muutub see järk-järgult aina asjalikumaks. See ongi minu poolt kõik. Viskan sulle palli tagasi, Mihkel. Aitäh, Tuuli! Selline see õpirakendus praegu ongi. Kõigile natukene tuttav, aga kindlasti on seal palju uut, mida saad veel avastada. Kuulge, aga ongi kõik. Ma loodan, et te kõik noppisite endale mõtte või kaks, mille saate kas koolis või elus enda kasuks tööle panna. Kogu avakoolitus on kättesaadav nii tervikuna kui ka klippide kaupa kohe-kohe YouTube'is kui ka tiihüppe kodulehel. Kui sulle torkab pähe mõni sõber, kes täna tõenäoliselt seda avakoolitust ei vaadanud, kuid kes kindlasti peaks seda nägema, siis ole hea, palun saada talle edasi. Ja enne, kui te kõik laiali jooksete, palun võtke 2 minutit ja andke meie avakoolitusele tagasisidet. See aitab meid tohutult.
et saaksime päriselt pakkuda sellist sisu ja sellisel viisil, mis teile päriselt kasulik ka on. Aitäh ja näeme! Mustrid seavad teadmisi, vaikselt koondavad ideid, nagu tuul, mis hommikul joonistab su teid. Inimene ja tehisaru koos loovad suure hüppe, nii sünnib õppimise lugu, tulevikku vaatab sütelükke. Ja me täname teid kõiki, kes meid kannavad sel teel, HTM ja Scala targa tuleviku fond. Telia ja sõbrad veelgi tooks, et hüppe hoogu sai, iga panus, iga tegu koos tarkusele vaid.